videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, siin me olemegi ja maailm olgu tervitatud ja tervitatud olgu kõik need, kelle õlgade najal Nõmme raadio püsti püsib ja edasi läheb. Olgu siis täna välja uuriva ajakirjaniku Andres Raidiga või homme juba tuugen teemal ilmselt, kui just välk sisse ei löö. Niisiis, olge tänatud õlaomanikud ja karjaskooris võib ju tagantjärgi soovida palju õnne ka herr Raidile 70 klubisse sisenemise puhul. Aga ma hoiatan, ühel hetkel lüüakse meid mõlemaid sealt välja järgmisele tasandile või nii. Ja nüüd, mis uudist on? Tere kõikidele. Kuule, mul on kõigepealt alustuseks üks väike niisugune segadus lahendada. Tähendab, iseasi, kas me selle siin sinuga täna ära lahendame, aga võib-olla tahab keegi õla alla panna kuskilt ja teab midagi antud asjast. Jala taha, mitte õla alla. No ükskõik, keegi paneb kuskile midagi ja saame selgust. Jutt on nimelt Tallinna linnavalitsusest, õigemini mitte tervest linnavalitsusest, vaid selle ühest ja väga tähtsast, võib-olla isegi võtmetähtsusega liikmest, kelle nimi on Peeter Pärtel Pere. Ja eks ta paneb teinekord tõmblema küll, kui midagi taolist tuleb välja öelda. No nii, aga me seekord ei taha mitte midagi välja ise mõelda, küll aga öelda, sellepärast, et mingisugused segadused on ja kuidagi moodi vaatamata sellele, et meil on kõik igasugused andmebaasid, tuleb välja, et paljud neist on kas üksteise vahel või omavahel sünkroniseerimata, kuidagi täpsustamata, keegi on midagi juurde pannud, kui keegi on midagi vähem võtnud või igal juhul segadus on üsna suur. Milles asi? See pikk sissejuhatus võib-olla kohutas nii mõnegi inimese ära, aga läheme konkreetsemaks. Ja see on nii, linna kodulehel on Pärtel Peeter puudutavad andmed selliselt. Eriala on tal juhtimisteadus. Sellist juhtimisteadust kui sellist ei õpetata meil üheski ülikoolis. Oota, no. Haridus 2 klassi ja amet või kuidas see oli, juhtivtöötaja. Mäletad nõukogude ja juhtivtöötaja nõus, aga juhtimisteadusest ma räägin. No. Olgu selle juhtimisteadusega nüüd nii kuidas on. Nii väidab Tallinna linna koduleht, et on. Haridustase on magister või vastav kvalifikatsioon. Magister juhtimisteaduses. Jätame selle nüüd meelde. Kes teda õpetas? Ei tea. Wikipedia andmed on Eesti ametnik poliitikas alates 14. aprillist 2024 on Tallinna abilinnapea. Ta oli 1. aprillist 23 kuni 14. aprillini 24, 15. Riigikogu liige, ta oli Riigikogus ka veel. Palju õnne Riigikogule vähemalt sellisel puhul, et seda ta enam seal ei ole, aga ta asendati kibekiidelt kellegi teisega. Võrdväärsega, no muidugi, õppis Gustav Adolfis ja nii edasi, kuulub Reformierakonda, kandideeris Riigikokku, sai 1430 häält, huvitav küll, 1473 häält ja osutus valituks Tallinna Reformierakonna Tallinna piirkonna esimees. Ja nüüd tuleb Reformierakonna kodulehel on hoopiski. Pärtel Peeter Pere on aastate jooksul töötanud maailma uuendusmeelseimate linnadega nagu Helsingi, Oslo, Kopenhaagen, Utrecht, Stockholm ja Berliin ja paljud teised. Ja paljud teised. Berliiniga on, tähendab, mida ta, mis uuendusmeel, ta on Stockholmis asuva igasuguste asjade liige ja nii edasi. Nüüd, aga nüüd läheme edasi. Loen sulle edasi. Ta on Stockholmis asuva linnastrateegia büroo Future Place Leadership üks asutajaist ja töötab masinnägemise ettevõttes FIMA mingisugune või FIMA või mingisugune. Ta on büroo
asutajast ja töötab masinnägemise ettevõttes. Kas ta mitte Tallinna linnavalitsuses ei tööta või? Aga võib-olla heal lapsel mitu nime ja see Tallinna linnavalitsus võib olla ka Füüma. Füüma. Masinnägemist on, kust ta seda õppis? Või? Aga võib-olla pere on põline Tallinna abielus ja nii edasi. Ta on pikalt elanud Brüsselis ja Stockholmis. Pikalt. Ta oli Tarandi adjutant Brüsselis. Nojah. Tarand, teadupärast andis ta, Indrek Tarand andis talle korraldus, et sa ei ole kuskil koolis eriti käinud, mine käi mingitel kursustel. Ja siis ta kuskil oli läinud. Aga olgu. Nii, ta kuulub Kaitseliitu, üliõpilaste seltsi, Tallinna Jaani kogudusse ja Eesti välissuhete nõukokku ka. Lisaks töötab, ütleb ta enda kohta, ta töötab Helsingis asuva konsultatsiooniettevõtte Miltop linnaasjade peakonsultandina. Ta seal ka töötab. Oota, aga see on nüüd eestikeelne kõik see. Ma jätsin siin pooled asjad välja, sellepärast, et kui ma selle kõik ette loen, kus ta parasjagu korraga töötab ja kus ta kõik õppinud on, ja tuletan meelde masinnägemised ja Berliini kujundaja ja Stockholmid ja Aarhusid ja niisugused väiksemad linnad, nendest rääkimata, need on kõik tema käpa alt olnud. Aga nüüd edasi, inglisekeelne Wikipedia annab niimoodi meile. Ma ei tea, kes selle tõlkinud on, tõlge on igal juhul kohutav, aga olgu pealegi. See on näha, et keegi eestlastest on selle tõlkinud. Ta on pingutanud. Aga ei ole hakkama saanud. Ma panen nüüd käigu pealt selle tõlke, sellepärast, et mõned sõnad siia-sinna, selles mõttes, et sõnade järjekord süntaks võib mul longata, aga saame aru, mis inglise keel. Me kuulsime just praegu, mis oli eestikeelsetes versioonides. Liini Innalehel, Reformierakonna kodulehel ja siis ka eestikeelses Wikipediast täna me ei leia mitte midagi. Varem oli seal veel igasugused jutte. Aga nüüd inglisekeelne. Pärtel Peeter Pere sündis Tallinnas, käis Gustav Adolfi gümnaasiumis ja lõpetas selle 2005. 2009. aastal lõpetas ta Tallinna ülikooli. See ka veel? Jah. Bakalaureuse kraadiga rootsi kirjandusest, rootsi keelest ja kultuuriteooriast. Bakalaures. Loeme, kõigepealt oli meil öeldud, et magister või vastav kvalifikatsioon. Bakalaures ei ole, mitte kuidagi ei ole. Aga oota, me jõuame veel Oxfordini ja... Ei jõua, me jõuame hoopis teiste asjadega. Muide, raamatukogus, kus on kõikide Tallinna ülikooli lõpetanute kas magistri või siis bakalaureuse tööd, ei ole võimalik leida Pärtel Peeter Pere lõputööd. Võib-olla tegi varju nimega. Meil on ju palju kirjanikke. Võib-olla. Eduard Huber. Rootsi keel ja kultuuriteooria. 2009. aastal astus ta Muusikaakadeemiasse Woluwe St. Lambertis Belgias, kus ta õppis džässkitarri ja džässklaverit. Mõlemad. Tähendab, kas ta hakkas õppima või oli ta natukene enne? Ei, ta õppis ja lõpetas selle 2014. Selle ka lõpetas. Tähendab, ta on lisaks ka džässkitarrist ja džässpianist. No kui ta lõpetanud on, siis... 2013. aastast oli ta Indrek Tarandi poliitiline nõunik Brüsselis 2013. aastast, kui ta veel seal akadeemias intensiivselt džäss, klaverit ja kitarri õppis samal ajal. No klavereid on teistes riikides ka. On jah, no võib-olla. Ja 2014. aastal, siis kui ta oli seal parasjagu nõunik, poliitnõunik, on ta tõlkinud ära Taani ajaloolise ja poliitilise filosoofi Luuk van der Midelaari raamatu, paneb veel taani keelt ka.
no võib-olla taanlane kirjutas, no ma ei tea, läti keeles no või ladinas või. ta asutas ja omas mitmesuguseid positsioone Stockholmis baseeruva konsultatsiooni tegevusele spetsialiseeriva ja arengutele spetsialiseerinud tulevikukoha leadership, mingi tulevikukoha juhtide mingisugune organisatsioon. Tähendab, juhte veel ei ole, aga koht ja, koht on. Tal on olnud suur arv kõikvõimalike konsultantide töökohti oma karjääri jooksul. Krooniline konsultant. Jah, kõik see tähendab, et juhtimisteadused on ühel pool, teisel pool on ta džasspianist. Tähendab, mis nüüd siis bakalaureus ei lähe kuidagi kokku ei millegiga. Kas sa saad aru nüüd, kellega tegemist on? Kuivõrd andeka, mitmekülgse, kui palju erinevaid koole lõpetanud, kui mitmetel erinevatel positsioonidel töötanud ja kui paljudele tänapäevastele tuntud linnadele, alates Berliinist, on ta oma näo andnud. Vaata, see on see klassikaline ütlus, et selle peale tegi loll vend eriti lolli näo. No vaat, mina näiteks, mina ei oska, ma lihtsalt lugesin ette, vabandust, nii nagu avalikest allikatest on võimalik leida. Ja tema tööd käisin ma isiklikult otsimas, seda ei ole olemas. Teised seal ütlevad, kui seda tööd seal ei ole, siis seda tähendab ei olegi olemas. Kusjuures Tallinna Ülikoolis tehtud järelküsimine näitab seda, et tõepoolest on võimalik lisaerialana õppida rootsi keelt ja kultuuri. Lisaerialana. Aga ainult siis lisaõppiski või? Seal džässipianisti karjääri kõrvalt või? Või kuidas need asjad kõik käisid? No, sul mingit mõtet ei ole mingisugust või on tegemist... Mul on väga koledad mõtted, et nimetet isend. Ja. Oli napsu ja naljamees, aga ka välja õpetatud kõrgtaseme luuraja, kes kogemata oma erinevate nii-öelda elulugude juurde joomase peaga ühe ja sama passi esitas. Aga võib olla küll. Ma ei oska midagi välja mõelda siin. Aga see on nagu Figaro siin, Figaro seal, Figaro iga künka peal. Aga võib-olla täiendab ta hetkelgi ennast kuskil mingisuguses salapärases Senegali rahvakultuuri proletaarse pornograafia täiendamise instituudis. Jah, see on täiesti usutav ja kindlasti õpetab ta seal seda Eesti rahvatantsu targa rehealune. See on mingi... See praegu mingi tuntud lugu oli, mingi olgu pealegi. Läheme siit edasi. Sissejuhatus oli meil, ma arvan, meeldis kõigile. Ma arvan, et selle peale peaks juba praegu punnid pealt lööma. Nii, aga läheme edasi. Eesti pankade esimese kvartali summaarne kasum oli 368 miljonit. Ei ole viga, kelle jaoks palju, kelle jaoks vähe, aga mind paelus selle lause juures üks asi. Ja see on suure tähekirja kirjutatud Eesti pankade. P on ka suur. Ei ole. Eesti on suur. Eesti on suur tähekirja. Võib-olla mingite grammatika... Eesti pank, missugune siin tegutsevatest pankadest on Eesti pank? Isegi Eesti pank ei ole enam. Pank, sest ta on Euroopa Keskpanga täisomand. Jah, täisomand. Missugune nendest, mis meil on siin? SEB ei ole, Swed ei ole, Coop, ärge hakake rääkima, ei ole. Siis mis on meil Citadele ja need on, see on Läti oma vist või kelle oma, või kelle kaudu sealt kellegi oma. Ühesõnaga, kus on need Eesti pankade, aga on loodud illusioon, et Eestis tegutsevate pankade
kui oleks kirjutatud Eestis tegutsevate pankade summaarne, kvartali summaarne kasum oli nii ja nii palju. Kvartali väljalüps, vot niškene ja iga arusaadav, Eestis tegutsevate pankade, jah, muidugi, aga Eesti, kallid sõbrad, meil ei ole enam neid pankasid. Olgu pealegi, vananev elanikkond ja ebakindlus mõjutavad Kagu-Eestis ühistute renoveerimisotsuseid. Tõlgi mulle ära, palun. Vananev elanikkond, selge, ja ebakindlus. Ätid ja mutid on mures oma tervise pärast ja ei saa renoveeritud ühistuid. Oota, aga ebakindlus, milles see ebakindlus seisneb? Meil on ju kõik kindel, meil on valitsus, meil on Riigikogu, meil on igasugused valitavad ja mittevalitavad ametnikud, meil on igasugused niisugused ja naasugused organisatsioonid, meil on e-riik ja loeme igalt poolt ajakirjandusvabadus ja kõik on meil juba hästi. Millest see ebakindlus tingitud on? Tead, see ebakindlus, sa andsid oma loeteluga mulle hea vihje. Ebakindlus on, et meil on kõik nii kindel, äkki ma ei suregi ära. Võib-olla. Nii, aga siin on muide väga hea. Nüüd on minu lemmik haridustemaatika. Me oleme jõudnud ühte väga tähelepanuväärsesse kohta. Mulle meeldib niisugune üldvaade ja selline, ütleme, filosoofiline arusaam asjadest. Niipea, kui me läheme detailidesse, me upume sinna ära. Ja, ega ei jõua kõigi varba vahesid kusutada. Aga vaatame niisugused üldprintsiibid ja põhimõtted. Nii, nüüd on siis niimoodi, et on olemas MTÜ, see on õpetajate liit. Ja tema... Keda ta esindab muide kõigepealt? Kas sa tead, keda esindab Eesti Õpetajate Liit? Või nimetus ütleb, et Eesti õpetajaid? Täiesti ainuvõimalik loogika, aga vastaspoolt siis hoopis või? Ei, seal on mõned õpetajad, on ja ongi kõik. Palju neid õpetajaid on, palju sinna kuuluvad. Eelmise Eesti Vabariigi ajal oli selles mõttes kõik väga selge, oli õpetajate ametiühing ja seal oli kuidagi piirid täiesti selged. Ja see oli selline oluliselt homogeensem seltskond, aga praegu ajab igaüks oma asju ja kõik võimalike, muide mitte vähetähtis on, kõik võimalike projektirahade ja riiklike mingisuguste projektitoetuste kättesaamine, kättevõitmine, kuidas soovite, nende rahade jagamine ja nende suurte ja väikeste pumpade juures istumine, nende osanik olemine. Ja nii lihtne see ongi. Nüüd see samane õpetajate liit, ta on MTÜ, tuletame meelde. See õpetajate liit on hakanud jagama välja, ma ütlen sulle täpselt, kuidas see on, kutsetunnistusi. Ma seda sõna tahtsin nüüd täpselt, et ma siin ei eksiks. Annab välja kutsetunnistusi isikutele, kellel mingit akadeemilist haridust taga ei olegi. See tähendab, sul ei ole mingisugust akadeemilist haridust taga, sul ei ole mingisugust akadeemilist ettevalmistust vastavalt õpetajaks olemiseks ja saamiseks. Ja siis sa lähed sinna MTÜ-sse, mille nimi on Õpetajate Liit ja maksad vastavalt. Kus mul olid need hinnad ka? Õpetaja 5 tase 185 eurot, õpetaja tase 6 210 eurot, õpetaja 7 tase 7, 210 eurot, vanemõpetaja tase 7, 230 eurot, meisterõpetaja tase 8, 266 eurot. Maksad ära ja saad endale kutse. Nüüd on muidugi iseasi sellele, meisterõpetajad, sellele erilist mõtet meie tingimustes praegu ei ole, sellepärast, et ega see sulle mitte midagi ei anna. Aga, sest karjäärimudelit kui sellist ei ole ikkagi veel tühja sellest. Nii, aga nüüd on, ma võtan jällegi selle, kuidas see on? Meil on haridusseadus ja on organisatsioonid, mis saavad anda kinnitust sinu akadeemilise karjääri kohta. Nad saavad sulle välja anda kutse. Varem see oli haridusministeerium. Ta saab sulle anda. Nüüd
selle riikliku ülesande on endale võtnud kuidagimoodi ja see on talle antud mingisugune MTÜ, mis kedagi ei peaaegu et ei esindagi. See on seesama näiteks nagu Nõmme raadio oleks MTÜ, kas ta on OÜ või? OÜ nagu näitud, jah. Nii, olgu, aga kujutame ette, et ta on MTÜ. Ja siis sa järsku kuulutad välja, et sina hakkad energeetikute kutseid välja andma. Täpselt seesama, kes tahab energeetiku kutset, tase 8, 266 eurot, paned nulli veel otsa või mingi koma 3 või. Tead, kes tahab energeetik, tase 6, maksab sulle 210. See tähendab, et riiklikud need atesteerimise ja tunnustamise on võtnud endale keegi MTÜ. Kas tal selleks üldse mingisugust pädevust või kompetentsi on? Vaata, mina näen siin aktiivset riigivastast tegevust. Nii, hariduse kutsenõukogu kinnitas uued õpetaja kutsestandardid, koolmeister uudised. Hariduse kutsenõukogu kinnitas 6.–15. aprillil uued õpetaja kutsestandardid, mis hakkavad kehtima alates 01.09.25 ehk järgmisest taotlusvoorust. Taotlusvoor, jälle taotleme. Suuremad uuendused. Enam ei ole võimalik ega vajalik taotleda valitavat kompetentsi. Eelnevates kutsestandardites olid kirjas kõik läbivad kompetentsid, nüüd üldoskused, mida hinnatakse koos kohustuslike kompetentsidega. Ühesõnaga MTÜ on hakanud sellega kõigega tegelema ja võtnud need riiklikud ülesanded endal, milleks meile vabandust väga Kristina Kallas koos oma nõunikega, keda Eesti peale kokku pidi olema 700. Muide, Kristina Kallas. Mitte tema isiklikud, aga üldiselt. Kristina Kallas, kelle süntaks lonkab, kelle eesti keel on puudulik. No aga ta saab kutsetunnistuse nüüd. Ta võttis endale nõunikuks, aga see näitab üht-teist keskkooli õpilase. Jällegi mingi kahtlase seksuaalse orientatsiooniga ja kinnitab jätkuvalt siiamaani ka Riigikogu ees, et sugusid on 20. Ole siis viisakas ja identifitseeri näiteks ka ennast. Näete, siin te istute, siin on esindatud näiteks kõik 20 sugu või on siin ainult 3 sugu või ainult 4 sugu, ükskõik, nagu talle tundub. Ja mina näiteks, Kristina Kallas võiks öelda, et mina identifitseerin ennast näiteks, nüüd sugu 17. Sugu 17 all. Kunagi oli segu, mis see kõrtsides anti välja, segu 16 või mis ta oli, ma ei mäleta. Ei, ma ei mäleta. Oli küll kunagi, vana Tallinn šampanjaga. Jah. Nii, eeltingimusega on määratud nüüd ainult üks asi, töötamise miinimumaeg ehk siis vähemalt aastane töökogemus. Kus? Kus? Töötad kuskil. Ja siis saad kutse sealt õpetajate liidust, maksad 266 ja oled meisterõpetaja. Saad aru või? Ei saa ikka aru või? Ja mul hakkas kumama, et korraga tuleb uksest sisse Sibi Järmolai, pakk raha näpus ja ütleb nüüd andke mulle kutse. Ja nüüd loen sulle selle seaduse ette, kuidas asi peaks olema. Eesti Vabariigi haridusseadus sätestab haridust tõendavate dokumentide liigi ja vormi ning dokumendi väljaandmise õiguse ja akadeemilise tunnustamise. No võt niimoodi on lugu tegelikult. Ja. No kuna meil sellega on nagu on, siis palun tee mulle nüüd järgmine asi selgeks. Anna aega atras seada. Küll siis külvi küllalt saab. Ja. Ei, üle 400 000 euro hüvitisi. Hüvitis. Sõna hüvitis tähendab mida? Hüva. Ei, tähendab, midagi hüvitatakse. On see näiteks mingi kahju, liikluskahju või loodusujutuse või mingisugune uputuse või loodus mingi kataklüsmi. Kindlustus. Ühesõnaga sisuliselt kindlustus. Ja sulle hüvitatakse see, millest sa oled ilma jäänud. Aga nüüd, üle 400 000 euro hüvitisi. Keskkonnaamet maksab rekordilise summa kiskja kahjude ennetamiseks. Hüvitab ennetuse. Jah. Et siin on sulle raha. Et kui homme toome kiskja. Homme toome sulle hundi. Oi jopp. Ahah. Oi jopp.
muide näiteks täpselt samasugune sõna on, mis sulle tundub, eestikeelne sõna töötlema. Töötlema, mida see tähendab? No see on miski jama tuleb ümber teha või? Jah, see tähendab mingisugune, see eeldab mingisugust tegevust, mille tulemusena mingi esialgne. Jah, võtad selle samuse, töötled ja saad saia. No näiteks, sellega kaasneb kas kvaliteedi või kvantiteedi või mõlema muutus. No näiteks sa töötad seda telliskivi, no lööd selle pooleks või vastupidi. Hulk suureneb. Või siis töötled 2 kildu, kruusil on kõrv küljest ära, sangake, hea liim, paned külge, ei ole peaaegu nähagi ja töötab jälle, käib väga hästi, kui liim on hea ja korralikult vastavalt seal juures olevale instruktsioonile natuke lased oodata, kuivada ja siis paned külge, no oleneb liimist muidugi, töötlemine. Jaha. Nüüd sõna andmete töötlemine, näiteks kui sa võtad kellegi andmed kuskilt ja paned näiteks Nõmme raadio kodulehekülje peale üles, siis on see juba andmete töötlemine. Siin tuleb mõelda ka selle Peeter Pere peale, ka tema andmeid ju töödeldi erinevalt. Nüüd ma küsisin ühe Eesti tippjuristi käest, väga asjaliku inimese käest. Ja ta ütles kohe välja, see, mismoodi eesti keeles või mida ta eesti keeles tähendab, milline on tema konnotatsioon, milline on tema tähendusväli, see ei loe mitte midagi. Tähtis on, kuidas selle on sisustanud Euroopas mingisugune seadusandja, ehk mida see tähendab. Kui seal nimetatakse andmete ülespanemist, näiteks ma võtan kuskilt Facebookist ja panen kuskile teise Facebooki, nimetatakse seda juba töötlemiseks, mis sest, et töötlemisega mitte mingisugust seost ju ei olnud. Ma ei muutnud ju mitte midagi. Ma võtsin need andmed ja panin lihtsalt teise kohta üles. Ma ei teinud nende andmetega mitte midagi. Ei muutnud ei nime, ei numbreid, isegi komakohti. Mitte midagi ma sellest tekstiga ei teinud. Ma ei teinud teda lühemaks, ei üldistanud, ei pikendanud, ei pannud oma poolt midagi juurde ega võtnud ka oma poolt mitte midagi ära. Aga niisugune lugu on. See on üks kaasus ja see toob sulle kaasa, muide võib tuua kriminaalvastutuse, andmete töötlemine. Vaata, kui sult küsitakse luba, ma olen mitmelt poolt küsinud, et teie andmete töötlemine vastavalt seal et mismoodi te neid andmeid töötlete või mida te nende andmetega teete. Me paneme need siin, ei, te ütlesite, et te töötlete. Mismoodi siis? Ja nüüd ongi küsimus, igaüks saab sellest erimoodi aru. Kui nii kaua, kuni me saame nendest asjadest, terminitest erimoodi aru, see võib meile kaasa tuua kas aukirja või saad aasta tingimisi või lähed kohe mitmeks kinni. Siin tekib mul küsimus, Eesti töötlev tööstus, mis see on? Tõstab... Aga sulle öeldakse kohe, see on tööstuses, aga andmetöötlemises tähendab see midagi muud. Seal tähendabki, et see võib... Kui andmed on toode. No võt, ega mul sellele vastust ei ole. Mul on lihtsalt ühest asjast kahju, et siin on eesti keelega käidud hästi hooletult ümber. Hästi hoolega, ta on nii ära väänatud, et kõigi kurat ei saa. Eesti keeles on kõik sõnad olemas. Andmete ülespanemine, andmete üleslaadimine, andmetega manipuleerimine, avalikustamine, keelatud andmete kasutamine ja nii edasi, need kõik asjad on ju olemas. Aga kui on üks niisugune veider töötlemine, siis sinna alla saad panna täpselt nii nagu vaja. Kui mulle see lõust ikkagi eriti ei sobi, siis küll ma selle töötlemise all panen sinna seda, mis täpselt vaja. Okei. Üks asi on veel huvitav, vaata, vanasti oli lisaväärtus. Seal on 2 asja. Teine on lisandväärtus. Täpselt niimoodi ja need ei ole üks ja sama. Ei ole, aga lisandväärtus tähendab, et kui mul on kohvikruus, tühi väärtus, kallan kohvi, siis on lisandväärtus. Seda arvab sinu magu ja maitsemeel. No jah. Aga selle kohta ütleb sulle
Jürgen Ligi hoopis midagi muud. oi, ta ütleb nii, et ma olen tükk aega tumm. Nii, aga olgu. Nüüd on üks huvitav asi. Jälle suhteliselt filosoofiline. Nii nagu Pärnumaal, nii ka Põlvamaal kavatseb riigimetsa majandamise keskus RMK ministeeriumi plaani kohaselt sulgeda Meenikunno looduskaitsealal umbes 35 kilomeetrit kuivenduskraave, mis mõjutavad oluliselt sookooslust ja elustikku ning seal ümbruses elavaid inimesi. Nii, kõik on loogiline, kõik on arusaadav. Ja siin nüüd on tsitaat toodud. Peamine fookus on loomulikult elurikkuse seisundi parandamine. Senine inimmõju on olnud selline, et liikidel ja elupaikadel ei lähe hästi ja tavapärasest kaitsmisest enam ei piisa ja on vaja võtta samme selleks, et juba kahjustada saanud looduse seisundit parandada. Selleks me neid taastamise töid planeerime, rääkis Kliimaministeeriumis ja looduskaitsestrateegia valdkonna juht Mart Kiis. Ma mõtlesin täitsa siiralt, et see on seltsimees Tsebovõitra uuesti ellu ärganud. Ei ole. Inimmõju on olnud selline, et liikidel, kas inimene on ka liik või ei ole? On ka ju. Inimene on üle. Ja elupaikadel ei lähe hästi. Mis need elupaigad siis? Oota, neil elupaigal ei lähe hästi. Mis see tähendab? Elurikkus tuleb taastada sellega, et inimeste kodud ujutatakse üle ja siis on elurikkus jälle tagatud. Nii, kunagi võideti põldu juurde ja tehti metsa, soid kuivendati, seepärast, et soid oli Eestis väga palju. Saadi hakkama, oli nii soid, oli ka viljakandvat maad, nagu laulusõna ütleb, oli metsa, erinevaid metsi, okasmetsi, segametsi, lehtmetsi, igasuguseid metsi oli. Oli metsi, kus sai palki, oli metsa, kus sai hagu. Oli. Jaa, aga nüüd tuleb elurikkus, aga selleks elurikkuse tagamiseks et elupaigal läheks hästi, selleks on su elupaik vaja üle ujutada. Jah. Võt siin on... No comment, nagu lätlane ütles Vilniuse turul. Muide, kas sa mäletad sellist raamatupoodi nagu Võitlev sõna? Mäletan. Ja, Võitlev sõna, see oli sotsialismi ja kommunismi ja kõikide muude. See oli eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel. Nii, meil on Võitlev sõna, ütleb niimoodi. Nii taanduvad Gruusiast demokraatia alged. Võitlev sõna, nii selline rubriik on nüüd. Tagasi on Nõukogude võim. Nii taanduvad Gruusiast demokraatia alged. Nii, ja kuula, nüüd täpsustame, et oleks asi selge. Ma jällegi loen ette. Valitsus, mida kontrollib autoritaarne partei Gruusia Unistus, on kasutanud meeleavaldajate vastu veekahureid ja pipragaasi ja kinni peetud kogevad tihti politseinike poolset vägivalda. Kui on demonstratsioon, siis politsei, meil on ju täpselt sama olnud. Kui on mingi demonstratsioon olnud või midagi, inimesed on tulnud, tuleta meelde, siin oli selle COVID-i aegne oli ja siin üht-teist tuldi ka ju. Koerad ja kõik asjad ja... Veekahurit ei olnud. Sellele mootor tööle vist. Gruusia noorte juristide liidu andmetel on protestide algusest saati vahistatud meeleavaldajaid igast vanusest, kaasa arvatud alaealisi, ning meeleavaldustega seoses kinnipeetavate isikute koguarv, sealhulgas need, kes peeti kinni 2024 aasta kevadel välisagentide seadusega seotud meeleavalduste ajal, on märtsi lõpu seisuga 64. 64 tükki on siin 2 aasta jooksul, aasta jooksul kinni peetud. Seal on teinud korratusi. Ma vaatasin neid kaadreid muide. Eriti tähelepanelikult, sellepärast ma mäletan, kui 88 ma käisin Gruusias, kui see Tbilisi veresaun oli esimene. Õnnestus seda üles võtta seal ja ma mäletan, kuidas see siis toimus. Võrdlust muidugi välja ei kannata. Aga grusiinid on äärmiselt temperamentne rahvas ja loomulikult ja siis, kui veel natuke väljast veel aidatakse ka ja väljast, kui nüüd keegi ajab silmapunni ja küsib, et vabandage, kes siin siis väljast aitamas käis.
võtke meie oma Tsahkna, kes oli nende ridade eesotsas. Ja nõudis valitseva partei kukutamist, aga äkki laseks grusiinidel teha nii, nagu nad ise arvavad või kuidas sul ettekujutus on? See, kas meile meeldib või ei meeldi? No on termin võõras pohmeil. Ja. Kui neile meeldib Hatšapuri, no mulle ka meeldib. Mulle ka. No Gruusia meestelaulust üldse ma ei räägi, see on midagi, see on, no see on vägev. No, see normaalsel inimesel võtab hinge kinni, siin ei ole mitte midagi teha. Aga huvitav, aga meil on demokraatia alged on kustutatud, muide demokraatia algetest. Demokraatia veel räägitakse demokraatiast, siis on ükskõik mis kõne all. Ükskõik, kes midagi endale ette kujud, liberaalne, avatud ja transparentne ja nii edasi. Aga Perikles ja Solon ja neid oli seal veel teisi, kes rääkisid omal ajal demokraatiast, mille kõige esimene ja kõige põhilisem postulaat seisnes, milles roteerumises. Täpselt. Kui me sinuga näiteks kahekesi oleme Riigikogus ühe raksaka ära olnud, siis on sellega meie osalus Eesti riigi parlamendis lõppenud ja me teame, et 10 aastat sihukest hädakaela ei tule. Ei, nüüd lähevad teised. Nüüd nimeta mulle Eestis mõni partei, kes oleks selle postulaadiga nõus, ükskõik milline. Et olite, nüüd aitab. Võtame siis kohe selle... Meil on ju perekonnad tekkinud. No ongi sugukondliku sisseseade meetod, loeme Piiteri printsiipi, ja. Mitte üks karjerist ei nõustu, et tema ei ole see, kes särab ja päike on perseli mudas. Teine asi, nüüd Eestis on praegu olukord, kus koalitsiooni pooldab umbes 20% inimestest. Anna jumal sedagi. Ja võib-olla ei ole sedagi. Ei, no, aga see on nüüd, siis vähemus valitseb, teeb ja tahab, rullib kõigist üle, see on nüüd demokraatlik siis, nii ma saan aru. Ükskõik, kas see meile meeldib või ei meeldi või ükskõik, kuidas me sellest suhtume. 20% valitseb 80. No jah. Aga Gruusiast lähevad viimased, kuidas oli, taanduvad demokraatia alged. Huvitav, mis asjad need alged või alged? Alge on kreeka keeles eidos ja see tähendab hoopis midagi muud. Nüüd edasi. Autokraadid, diktaatorid ja kommunistid sõidavad Putini kutsel Moskvasse. Kõigil on silt külge pandud. Autokraat, diktaator ja kommunist. No aga sa vaata meie valitsuse poole, see on ju kurat autokraate täis. Aga no näiteks Vučić, Serbia, suur juht ja õpetaja, kes ta on? Isiklikult tuttav ei ole. Mina ka ei ole, kas ta on autokraat, diktaator või kommunist? See on siis, tuleb tikke tõmmata. Palju meie valitsuses on kommuniste, endisi? Muide, ka endisi kommuniste ei ole olemas. Nad ei ole sealt keegi välja astunud. Nad on oma mineviku maha salanud. Tõsi, on inimesi, kes on komparteist kas välja visatud või on sealt ise välja astunud. Neid on. Ja on ka neid, kes tunnistavad, et ei astu ja ei visata. Jah, palju neid on? Neid on küll ja küll. Meil omal siin. No aga vaata, Andres, võtame nüüd ühe lihtsa küsimuse. Vasakpoolsed ja parempoolsed. Nii. Nende ajalooline taust. Kust tulid need terminid? Viimse päeva kohtust. Ma kardan, et see oli, kas see ei olnud? See on juba pühakirjas kirjas. Prantsuse parlament. Oi, ei olnud. Varem, see oli pühakirjas juba kirjas. Kes Jeesukse õpetuse järgi käis viimse päeva kohtus, ta pani need endast paremale ja kes tema õpetuse järgi ei käinud, need ta pani endast vasakule istuma. Nii oli see. Seega, kui sa oled vasakpoolne, siis sa oled õpetuse vastane ja lähed sinna. Aga muidu nii. Tähendab, see on põhimõte. No see võib ka olla, jah. Sealt on see tulnud tegelikult. Vot niimoodi. Nüüd
ega kui ego on suur ja pintsakusse ära ei mahu, siis ei ole midagi teha. Mul puudus maailmaga ühendus, Jüri Ratas oli Hispaanias elektrikatkestuse keskmes. Mul puudus maailmaga ühendus. Aga see oli ju vastastikune. Tõsi küll, ma loen suhteliselt palju erinevate riikide väljaandeid. Ja kuskil ei olnud sellist hädakisa, et kogu maailmal puudus side Jüri Ratasega. See ei olnud suur probleem. Järelikult vist. Või ei pandud seda tähelegi, sellepärast, et kell seda side temaga ikkagi nii väga vaja oli. Võib-olla nad häbenesid tunnistada. Aga võib-olla seda ka, igal juhul niisugune lugu. Regionaalhaigla ütleb, teenindame patsienti eesti keeles, muukeelsetel tuleb leida endale tõlk. Nüüd, mis sa teed? Näiteks, kui sa lähed kiirabisse, ütleme, et sul on jalg viga saanud või käsi või pea või ükskõik, oled viga saanud. Sind võtab seal vastu umbkeelne tohter, kes paneb sulle sinna... Kui umbkeelne? No umbkeelne, tähendab, ta ütleb, mis viga on ja veel midagi niisugust. Tohtrina ilmselt väga hea võib olla neid. Ei, professionaalsete oskuste kohta ei ütle ühtegi sõna. Aga ma toon sulle konkreetse kaasuse põhja, lihtsalt sellepärast ma räägin. Nüüd ta kirjutab sinna, et vasak jalg näiteks ja juhtus põllutööde käigus. Nüüd ta kirjutab, kas sa lähed vaatama, mis ta sinna kirjutas või? Ei lähe ju. Paari aasta pärast tuleb välja, et see umbkeelne tohter on sinna kirjutanud hoopis parem jalg ja hoopis põllu peal käies. Aga nüüd, näiteks mingisugused edaspidi mingit dokumentatsiooni ajades, selgub, et see on kõik valesti kirja pandud. Mida sa teed? Kuidas käitud? Näiteks see puudutab sind. Mitte vasak jalg, vaid parem jalg ja mitte põllutööde käigus, vaid põllul käies. Üks viitab sellele, et sa tegid mingit põllutöid, teisel puhul lihtsalt, et sa käisid põllul. Kas see oli Tšapek, kes kirjeldas ka... Aga mida sa teed antud juhul praegu? Tuleb välja, et sul on vaja asi õigeks ajada. Mis teed? No loogiline, et sa lähed sinna, saadad kirja sinna EMO-sse, vabandage väga, et on juhtunud eksitus, parandame ära, et mitte vasak, vaid parem ja mitte põllutöid tehes, vaid põllul käies. Sulle saadetakse vastus. Meie meelest on kõik õigesti. Ja nad ei valeta. Ei, või saadavad sulle järgmise sisuga kirja. See tohter, kes teiega tegeles, on juba ära läinud. Surnud. Ei tööta meil, ei tööta meil enam. Jah. Nii, mis nüüd teed? Las jääb nii nagu on või? No, vaata, seda on ju mitmed kirjanikud käsitlenud. Lahendamatu värgina. Nii, aga meil peaks olema, lähed sinna, saadad uue kirja. Vabandage väga, et õiendame ära, et teda küll ei ole, aga õiendame ära. Siis sulle kirjutatakse, sissekanne on tehtud korrektselt. Tähendab õigesse lahtrisse. Ei näe vajadust midagi korrigeerida, midagi ümber teha. Ja tunnistajaid ei ole. On küll, miks ei ole, mul on 3 tunnistajat näiteks. Inimesel on 10 tunnistajat, kes olid kõik juures. Mis teed siis? Aga sellest oleneb näiteks sinu kas puude kinnitus või mingi abi saamise või mingisugune niisugune asi. Mis teed siis? Kõrge vanaduseni võitlen oma õiguse eest kahjuks tulutult. Ja nii ongi. Ja nii ongi. Selle masinavärgi vastu sa lihtsalt ei saa. Ei saagi saada, sest... Kõik on korrektselt ja nii ongi. Sest on elupõhised ja on paberipõhised asjad, piltlikult. Täpselt nii. Ja see ametnik, kes seal sinu kirjadele vastab, kui tema ise üldse vastab, laseb vastata, teda ei huvita see kopka eest. Aga niisugused asjad meil käivad. Nii, aga siin on midagi veel. Sotsiaalteadlane Anu Toots ütleb, noored vajavad rohkem tuge. Mis tuge? Mis tugisüsteem? Ei tea, võib-olla on kõverikud kuidagi. Pensioniiga võiks tõusta, miks mitte 100-ni.
oota, aga nüüd tuleb midagi head. Ühiskond vananeb, noori jääb vähemaks, aga töö ja puhkus ja rütm on endiselt sajanditagune. Kuidas need kaks asja nüüd seotud on? mis raibe täna, see raibe homme. Et inimene nüüd peaks magama rohkem või ärkvel olema rohkem või sajanditagune. Professor Anu Tootsi sõnal vajab heaoluriik. Meil on siis heaoluriik nüüd. No äkki see ongi. Ellujäämiseks. Heaoluriik vajab ellujäämiseks, tead mida? Uutmoodi elukaare lepet. Et tuleb leppida. Ei tea, kellega või mille osas elukaare lepe. Osapooled. Kunagi oli eakate ajaleht, Elukaar. Oli. See lõpetati ära. Videvik tuli. Ja siis tuli Signe Riisalo, minister, kes ütles, et eakate ehk siis pensionäride mingid projektid, see on kas mingi informeerimine või mingid ringid või ülikoolid või mingisugused asjad, need pühkigu suu toetustest puhtaks. Lõppes ka pensionäridele mõetud ajalehe väljaandmine, mis oli küll 2 korda kuus või mis ta ilmus. Seevastu lätlastel on penskaritel oma ajaleht, neil on oma klubid, neil on muide penskarite mingisugune nõukogu, mis tegutseb parlamendi juures ja mida väga tõsiselt arvestatakse ja nii edasi, nii edasi. Penskaritel lätlastel on muide 1000 on, minu meelest on see tulumaksuvaba miinimum ja nii edasi, nii edasi. Lätlased on selles mõttes meile silmad ette andnud, aga meil nendest asjadest ei räägitud. Meil naeratakse ikka siiamaani, et 6-varbalised ja 6-varbalised. Nii. Aga ma räägin sulle veel midagi. Üks neist loen jälle ette, et ei oleks mingisugust pärast ütlemist, et keegi siin mõtleb midagi välja ja püüab kellegi, ma ei tea kelle, narratiive korrata. Manustada. Ja. Üks neist uutest lisatasudest, millegi pärast räägitakse uutest tasudest, uutest maksudest, kellelgi kulm ka ei liigu. Üks neist uutest lisatasudest on niinimetatud sagedusreservi tasu, millest alguses räägiti kui ainukesest tasuliigist, mis seoses Mandri-Euroopa alaga liitumisega kaasneb. Iseenesest ei oleks uues maksus midagi erakordset. Balti riigid lahkusid veebruaris Venemaa sagedusalast ning kui sinimaani aitas meil sagedust hoida Venemaa elektrivõrk, siis nüüd peame sellega ise hakkama saama ja muidugi ei saa seda kõike päris tasuta teha, lihtne ja loogiline. Muide, kui Venemaa meil sagedust hoidis, siis ta tegi seda muide tasuta. Ja. Me ei maksnud selle eest mitte... Me olime solvunud. Me ei maksnud selle eest muide mitte sentigi. Ja siis öeldi meile sellest sagedusalast lahkumine ei too meile kaasa mitte mingisuguseid ebamugavusi ja kõige vähem loomulikult mingisuguseid lisatasusid või kõrgemaid elektriarveid. Vaadake nüüd palun omaenda igasuguste numbrite pealt ja arvude pealt. Ja nüüd see veel 4 korda tunnis pörsetamine ka. Ja muidugi. Nii. Aga nüüd on üks küsimus veel. Sarnaselt varasematele aastatel on politsei 9. mail, mis on õige peatselt tulemas, juba järgmisel reedel, nii Tallinnas kui Lääne ja Ida-Virumaal väljas tavapärasest suuremate jõududega, et tagada avalik kord ja vajadusel kiirelt korrarikkumistele sekkuda, üsna loomulik. Politsei ei keela hukkunute mälestamist, kuid seda tuleb teha väärikalt. Inimesed saavad minna kalmistule, langetada pea, asetada lillad ning mälestada langenuid. Hea küll, võib nii aru, kes hakkab seal hindama, kas nüüd on see väärikalt või mitte väärikalt või olgu peale. Mälestada tuleb aga ilma lippude ja lintideta. Pärja viitsis linti peal ei... olgu veel. Lintide ehk sümboliteta, mis on agressiooni toetavad ja seadusega keelatud, nii ütles prefekt. Ma ekstra, siin mõned ajad tagasi, ütleme üks pool aastat või kuskil niimoodi. Nii Siseministeeriumist, politsei ja piirivalveametist kui ka Justiitsministeeriumist uurisin, kust saab mingisuguse nimekirja nendest sümbolitest ja märkidest,
mis on keelatud. No tähendab, et kui mingisugused märgid on keelatud, siis on ju üsna loogiline ka see, et noh. Jah, et kuskil on mingisugune nimekiri olemas ja inimesed saavad sealt kõik täpselt hinnata ja hoitakse ära igasugune noh, niisugune võimalik segadus ja et kuulge, ma ei mõelnud seda ja siis tuleb keegi korrakaitse ütleb, et aga teil on ikka see ja sellest võib järeldada. Noh, et sellist asja ei tule. Kuradim on see, et sellest võib järeldada ja... Nii, ja nüüd mis välja tuleb? Sellist nimekirja ei ole olemas. No svastika, Füüreri... Ei, sellist nimekirja ei ole olemas. Jõudsin lõppude lõpuks sinna, et politsei ja piirivalveameti kodulehekülje peal pidi olema midagi. Jah, seal on midagi räägitud Georgi lindist. Georgi lind, no nii arusaadav, aga kõik muu, Haakrist ja näiteks Wolfsangel või siis Ruunid SS või siis Sirp ja Vasar või mingid värvi kombinatsioonid äkki või see tähendab seda, ma tahan öelda nüüd, kui on selline segadus, et ei ole teada, millised märgid on keelatud ja millised ei ole keelatud, aga siis on väga raske nõuda, et inimesed vastavalt ka käituksid. Ja siis on igasugused segadused, korralagedused ja isegi võib-olla mingisugused suuremad sorti korratused täiesti võimalikud, kuna ei ole ju mingisugust pilti sellest, mis on keelatud ja mis ei ole. Ja nüüd siis hakkab ju pihta tõlgendamine. Igaüks võib tõlgendada mingisugust märki või sümbolit. Muide, ma rääkisin ka ühe politseitöötajaga, kes lubas mulle tagasi helistada. Ja kui ma küsisin, et kas teil on mõni heraldika spetsialist ka, heraldika teadupärast on vapiteadus, et kes on suuteline otsustama, et üks või teine tähistab just seda. Tal ei olnud isegi sõna heraldika tuttav, nii et küsis, mis asi see on. Ja siis otsuse peab tegema nüüd, kes siis otsuse teeb, see kõige madalamale asetatud, see on siis kas mingi kohalik konstaabel või siis patrullpolitseinik, kellel selge see, et sellist pädevust ei ole. Tal ei ole neid teadmisi, aga see on tegemata jätmine sealt samast ülevalt, kus Justiitsministeerium või Siseministeerium või Politseiamet on teada andnud, vot sellised ja sellised sümbolid, sellised ja sellised värvikombinatsioonid, sellised ja sellised pildid ei ole võt nendel päevadel või ei ole siis üleüldiselt avalikus ruumis lubatud. Võt niimoodi. Ma saan aru, et see kuidagi niimoodi. Aga vaata, need teatraliseeritud mälestused, need on jälle omaette kategooria. No aga palun väga, tehke siis selgeks, mis on lubatud ja mis ei ole. Nii, aga nüüd ma mõtlesin, et mul on kõik, aga mul on veel midagi. Timothy Garth Nash loomulikult jälle üllatab, tema üllatab. Sel nädalal avaneb suur võimalus rahvuskonservatiivi pealetungile vastu hakata. Rahvuskonservatiivid tungivad kuskil peale, mina tean, et sõda käib kuskil mujal. Rahvuskonservatiivid tungivad otsikui peale ja suur võimalus sel nädalal avaneb nende pealetungile vastu hakata. Ja nüüd tuleb üks lause, hüüdlause, mida mitte keegi varem kuskil kasutanud ei ole. Kõigi maade liberaalid, ühinege! Ja miks? Ei tea. No, ukraina keeles mulle muide väikse parafraasiga kõlab see minu meelest suurepäraselt. Holodransi usih krain, vot nu kutsku hop! Roosit. Ja. Ajal, mil antiliberaalised jõukeskused, ma loen ette praegu, jõukeskused läänest väljaspool on tugevamad kui kunagi varem, asusid ka Ameerika Ühendriigid toetama rünnakut kõige vastu, mille eest oleme seisnud. Ameerika on alustanud rünnakut kõige vastu, mille eest me oleme seisnud. Mille eest sa oled seisnud ja millele on Ameerika rünnakut alustanud? Sul tuleb midagi ette? Ei tule? Ei tule. No võt, liberaalsed internatsionalistid, nüüd on see välja öeldud, liberaalsed internatsionalistid peavad sellele rünnakule võimsalt vastu hakkama.
Platsdarmiks võivad saada selle nädala valimised Kanadas. Liberaalsed internatsionalistid peavad internatsionalistid tagasi. Internatsionaali hakkame homsest laulma. Kas selle laulmine näiteks 9. mail tuleb kõne alla või? Tead, aga see on igavesti uhke laul. On küll. Kes selle valmis tegi? Kaevikus. See võib ju, tead, need kaevikud, need on legendid. Polnud seal kaevikus klaveritega mida. Oli küll. No jah, võib-olla ka. Nii, tuuleenergia vastased ummistasid Märjamaa rahvamaja. Kuule, kas sa oled kunagi kuulnud, et need inimesed on tuuleenergia kui sellise vastased? Ei ole. See on kaunikesti kirjus selts. Energia, loomulikult, tuuleenergia vastu ei ole keegi. Ollakse millele vastu? Minu tagahoovi, nende generaatorite poolt põhjustatud, oletatavad ja mitte oletatavad reaalsed ja võib-olla siis ka mingid muud, mida ei ole uuritud piisavalt, need hädad. Jutt ei ole mitte tuuleenergia vastu olemisest, vaid selle tootmisviisil ja see, mis sellele kaasa toob. Ega kui sa elad näiteks kuskil ja öeldakse, et nüüd me teeme siia paisu ja hakkame elektrit tootma, aga sinu maja jääb siia paisu alla. Ja sa tuled ka välja, ega sa ju energia vastu ei ole. Sa oled selle vastu, et su kodu üle ujutatakse, selle vastu. Loogiline. Aga kas on nagu vahel või? Vaata, see on, meil on ju, seal on rändjutlustajad, käivad igal pool ja seletavad, kui hea see on. Ja siis on seltskond, ja kui palju ma selle eest saan, see jääb kõik rääkimata. Jah, no see on kolossaalne segadus. No homme tuleb Kert, kenasti ma väga loodan, et tuleb siia ja me räägime sellest jälle, tekivad küsimused. Jah, just nimelt, aga olge hea ja vastake neile, muide. Ja viimaseks. No aga saab ju vastata, te siin räägite niisugusi asju, mina pole kuulnud. Kõik. Ja võib-olla ei olegi kuulnud. Sa lähed koolis matemaatika eksamile, sulle antakse üles, mina pole. Aga sulle õpetaja ennem seletab, vaata siis on õigus ka küsida. Kui sul on enne seletatud ja terve veerandi jagu on sul kogu aeg seletatud, et vaat see pluss see on nii. Ja kui sa pärast seda hakkad seletama, et ei ole kuulnud, vaat siis on jama. Aga kui tõepoolest ei ole nendele inimestele räägitud objektiivset pilti, mis selle kõigega kaasneb või kaasneda võib, võt siis on hoopis teine küsimus. Ja nüüd ongi uus elektrimaks on peaaegu valmis, need on väliseksperdi koostatud 4 varianti. Väliseksperdid koostavad meile juba uut elektrimaksu ja see on õnneks peaaegu valmis. Varsti on valmis ja see kõik supsatab teie postkasti, kas elektroonilisse. Suurendage välja lüpsi. Igatahes. Eesti inimesest on veel midagi lüpsta. Alati on. Ja kuidas midagi enam võtta ei ole, siis tutvuge doonororganite hindadega rahvusvahelisel turul. Ja, seda muidugi. Sa siin kasutasid ka sõna ekspert. Meil on ju omal universaalnahaal eksperdid, kes paneb tema Delfis asja paika, siis läheb Kuku raadiosse, paneb asja paika, siis läheb jälle väljaandesse, paneb asja paika. Aga kas selliseid rändjutlustaja, Tunne Kelam näiteks omal ajal oli, kas nad ei olnud mitte propagandistid? No ongi. Ei tehta enam vahet propagandisti ja kas või ajakirjaniku või vaatleja. Miks mitte lihtsalt vaatleja? Analüütik, muide analüütik võiks ka olla. Ja samas võiks ju olla palju asisem tegelane, kes läheb sinna nende tuuleenergia omistajate juurde, kes valdab massihüpnoosi. Tšimsalabimma brakadabra ja kõik karjuvad mulle ka, ma ei tea mida, aga mulle rohkem kui talle. Ja muidugi, mulle.
õpilased räägivad, kui nad mängivad eestlastega näiteks võrkpalli, siis esimesed sõnad, mis kohe üle platsi karjutakse, neid on 2. Mulle ja kurat. Mulle. Ka palliplatsil ei kao see mitte kuskile. Huvitav tähele, see on teist keelt rääkivad inimesed. Esimest korda puutuvad eesti keelega kokku, siis palliväljakul 2 sõna, mis meelde jäid. No jah, ju siis suuremat midagi ei olnud nii sisendava. Aga täna siis punkte 3 paneme siia otsa. Veel kord suur tänu toetajate õlgadele ja Andres, meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.